toimetame taas köögis. Olen tulnud Kadri juurde seekord maasikatega. Ja. Käisin siis turuhoonest läbi, et täna tõin maasikad Toominga talu müügiletist Tartu turuhoonest. Aga muidu tähendab suurema koguse, ma tellin Ruth Berlini käest tavaliselt. Ma tahtsin täna ka tema käest saada, aga kuna ilm on lihtsalt nii vihmane, siis maasikad ei küpsinud tänaseks ära. Aga Ruth Berlin on ka Tartu Hoiulaenu ühistu liige, et ma sealt tean teda. Ja juba 7 aastat ma tellin tema käest maasikad, et see on siis nii, et kui maasikahooaeg algab, siis ma helistan talle, siis me lepime kokku kohtumise koha. Kohtume ja siis saan talt maasikad, et väga-väga nagu lihtne ja mugav. Aga täna siis on Toominga talu maasikad meil siin. Ja mis me nendega siis teeme? Sa mainisid mulle ükskord, et sa tegid maasikad šokolaadis. Ja mul tärkas kohe huvi, ma tahaks, et sa näitaksid mulle ja kõigile teistele, et kuidas siis teha maasikad šokolaadis. Sest kuigi maasikad on ka niisama head ja kuigi nendest saab teha toormoose ja kõiki muid asju, et siis on ju huvitav ka tegelikult teha nendest midagi sellist teistsugust, mida tavaliselt ei tee. See on kena vaheldus ja see on selline hea, tore, huvitav asi, mida näiteks sünnipäeva lauale või peol lauale panna. Nii, aga mis me siis kõigepealt teeme? Ja teine asi, meil on siin ka riisigaletid. Et see, miks ma neid nagu tegema hakkasin, oli see, et kui ma vaatan poes, siis poes müüakse sellist varianti, kus on 6 tükki sees, mis on šokolaadiga kaetud ja siis see pakk maksab seal võib-olla 2 euri. Aga ja siis sa nagu ostad, aga samas mõtled nagu, tegelikult see on nagu nii naljaks, kuidas sa selle põhimõtteliselt šokolaadi saad, ma ei tea, mis see maksab, eur kuni 2 euri või? Saad kätte ja selle paki saad samamoodi selle mingisuguse euriga kätte ja samal ajal siin on neid palju sees 18 tükki ja šokolaadi on ka täpselt nii palju, et sa jõuad neid maim teha. Ehk siis palju nagu soodsam on neid tegelikult ise teha. Ja siis samal ajal, kui ma neid tegin, siis mul oli ka maasikaid ja siis ma mõtlesingi, et aga teeks siis juba maasikaid ka, et saaks sellise tervislikuma magustoidu natuke. Aga selleks alustame siis sellest, et meil on küpsetus šokolaad. Just. Sina saad tükeldada selle kaussi ja me siis sulatame selle ülesse. Ja mina saan nii kaua maasikaid ette valmistada, et selleks, et neid oleks pärast hea kasta, siis ma panen nad selliste hambatikkuse otsa. Ja mina võtan siit siis umbes pool šokolaadi praegu. Esialgu pool ja teen selle ruutudeks. Et seda tumedat šokolaadi ju peetakse väga tervislikuks ja maasikaid peetakse väga tervislikuks. Et siia juurde meil sobibki tegelikult rääkida tervislikust toidust. Et mida sina arvad sellest, et mis asi on tervislik toit sinu jaoks? Tervislik toit minu jaoks on, ma arvan, see, kui sa sööd seda, mida sinu keha arvab, et sul on parasjagu süüa. Ehk siis sa kuulad seda, mida järgi sul isu on. Ma ei pea siin silmas krõpse ja kommi, need ei lähe sinna arvesse. Aga kui sul on kogu aeg isu saia järgi, siis nagu ütleme, et niimoodi, et nagu lapsed tihti, kui nad saavad ainult magusat, nad hakkavadki tahtma ainult magusat. Ja see ei kehti selles mõttes magusate asjade kohta, sest et suhkur tekitab sõltuvust. Ja siis sul tekibki nagu justkui nagu vajadus selle järgi. Ja pigem pean seda silmas, kuidas ma üks päev läksin poodi, teadmata, mida ma sealt tahan, siis ma nägin seal hapukapsamahla, mis on ju täiesti absurd, miks ma peaks, või selles mõttes minu jaoks nagu, miks ma peaks nagu ostma hapukapsamahla, aga mul oli nii suur isu lihtsalt. Ja ma ostsin ja ma jõin ja ta maitses mulle nii väga. Ja siis mu ema vaatas mind imelikult, et mul hapukapsamahla ei ole. Aga järelikult see oli see C-vitamiin või mis iganes vitamiinid seal on, mida mul see hetk vaja oli. Et üks asi on see, teine asi on see, et kui sa sööd seda, mis sobib sinu elustiiliga kokku. Me peaks vahepeal selle sulama panema. Jah, sa saad selle panna, mina kasutan sellist kiiret nippi, et lihtsalt keedukannult võtad kaan ära, paned nad sinna veele. Vesi on kuumaks keedud. Just. Ja sa võid tegelikult võtta isegi lusika ja natukene nagu vaikselt segada, et siis lihtsalt see veeaur hakkab seda sulatama. Ja siis nad peaksid üsna kergelt üles sulama. Mis on sinu jaoks? No, vaata, see on nagu keeruline teema, sest meie keskkond tegelikult on nagu niivõrd ebatervislik, et ma ütleksin, et mingis mõttes meil ei olegi enam võimalik toituda tervislikult.
et meil on võimalik toituda tervislikumalt, et just neid valikuid tehes, aga mitte tervislikult, sellepärast et kõik või paljud asjad on ikkagi mürgitatud, ütleme, et meil on need igasugused taimekaitsevahendid, sest nagu teravili ja liha, et kuidagi kõik asjad on alla käinud ja seda näitab minu meelest just see, et meil on igasugused terviseprobleemid juba lastel. Et nagu just, et kui neid ei oleks, siis ma ei ütleks, et keskkond on mürgitatud ja keskkond on hullemaks läinud. Aga nagu, kuna nad on, et siis mulle tundub niimoodi, et tõesti. Ja muidugi see valikute tegemine, see taandubki paljuski ikkagi majanduslikele võimalustele, et kõik need puuviljad, aedviljad, need maksavad ja maksavad päris palju. Et lihtsalt mõnikord ei olegi nagu võib-olla lihtsalt võimalik osta nagu neid asju, kui isegi inimene tahaks toituda tervislikult, siis tal tänastes oludes ei ole see võib-olla lihtsalt võimalik. Nii. Või mis see šokolaad teeb? Ma ei tea, vaata, kas juba otsa pidi sulanud. Kui sulanud ta peaks olema? Sellest ta peaks ikkagi vedel olema. Täitsa sulanud või? Enam-vähem jah. Seda šokolaadi kõva tükki see sinna peale ei määri. Ja see on raske teda kasta ka sinna. Nii, aga kuidas me saaksime kiirendada seda protsessi, et ta meil kiiremini sulaks? Paneme ta korraks uuesti. No segan ja panen ta uuesti keema lihtsalt. Nii, nüüd on küll üsna kindlalt see ilusti ära sulanud. Ja šokolaad peab olema ikka vedel. Šokolaad peab olema ikkagi täiesti vedel, sest et muidu ta ei hakka sinna maasika külge. Ja nüüd? Mis siis nüüd teha? Aga hakka muidki maasikaid võtma, kõigepealt üks külg sisse, teine külg sisse ja siis saab need siia tagasi panna kiburada pidi. Ja mina teen siis seda galeti asja. Sa võid selle võtma sinna poole vist. Võtan vist selle maasikaga lihtsalt siia. Ühesõnaga, vaata ongi see, et tervisliku toidu kohta on igasugust vastukäivat infot nii palju. Et tegelikult artikleid on ju nagu meeletult palju, et üks artikkel ütleb, et ma ei tea, umbes piimatooted on kasulikud, teine ütleb, et nüüd on üldsegi selgunud, et piimatooted üldse pole kasulikud, et see on nagu, kui sa süvened sellesse infosse, siis võib lihtsalt hulluks minna. Et siis on tõesti nagu enda mõistus ja enda tunne on nagu täpselt, kuidas sul nagu keha nendele asjadele reageerib, et mis see nagu on sinu jaoks õige, mis ei ole sinu jaoks õige. Mina vahetasin paar aastat tagasi välja endal piimatooted, nagu näiteks piima lihtsalt siis India pähklipiima vastu või... Kas ma teen õigesti või? Jah, nii on väga hea. Sa võid nad pigem võib-olla isegi natukene eemale panna üksteisest, sest nad muidu lihtsalt kuivavad üksteise kokku kinni. Selge. Seepärast ma ei tahtnud. Tema pluusi ka ja siis pluus ka šokolaadiseks. Seepärast ei tasugi neid võib-olla liiga palju nagu korraga kokku panna, sest kui nad kokku jäävad, siis kuivavad üksteise külge kinni ja siis pärast on üks suur amps. Hea küll. Ja kui meil oleks valget šokolaadi, siis saaks teha neile ülikonnad selga. Ehk siis kastes pool tumedasse ja teise poole valgesse šokolaadi ja siis saab teha sellise lipsukese ja näiteks täpikesed neile, et siis on selline eriti šikk. Aga kas sa võid mulle rääkida sellest hoiulaenuühistust veel? Et sa ütlesid, et need mõlemad liikmed, kellelt on need maasikad ja siis kellelt sa tavaliselt tellid? Jaa, nad on mõlemad Tartu Hoiulaenuühistu liikmed. Ja ma teangi neid maasikamüüjaid just tänu Tartu Hoiulaenuühistule, siis ma olen ise ka liige. Ja see on selline tore kogukond, kuhu kuuluvad väga erinevate elualade ettevõtjad ja lihtsalt inimesed. Et nii eraisikud kui ka ettevõtjad. Et ühesõnaga ongi nii maasikakasvatajaid kui igasuguseid muude asjade kasvatajaid, kui kinnisvaraga tegelevaid inimesi, kui ehitajad, igast eluvaldkonnast, raamatupidajad, igast eluvaldkonnast inimesi koondab see Hoiulaenuühistu. Ja just see ongi hea, et kui mul on nagu see kindel tuttav maasikamüüja, et siis ma iga aasta ma ei hakka vaatama, et kus ma nüüd see aasta maasikad nagu müün, et ma ei käi seal letist letti ja vaata, et umbes, et millised marjandid nüüd siin paremad on, et mul on nagu teada, et ma olen aastaid nagu tellinud maasikad ühest kohast ja ma tean, et see kvaliteet on sama. Ja see ongi nagu see, et nagu minu jaoks, ta on ka väga lihtne ja mugav ja niimoodi, et ma alati helistan samale inimesele, et ma soovin nüüd nii palju maasikaid. Ta põhimõtteliselt tuleb sinna kohta, kus on vaja nagu. Ja nagu väga lihtne.
ja pluss ma tean neid inimesi. Soodsam ju ka, et kui sa lähed sinna poe juurde, kus neid kõige lihtsamini saab Selverite ees igal pool on ju need maasikad. Et esiteks sa ei tea seda nagu kvaliteeti, kas need on mingid Kreeka maasikad, Poola maasikad, Läti maasikad ja teiseks, et see hind on alati see nagu poehind, eks ju, et kui sul on nagu Eesti talunik, kes neid ise kasvatab, saab sulle rääkida, et kas need on millegagi pritsitud või ei ole või kuidas neid kasvatatud on. Ja siis see hind on ilmselt ka ikkagi teine kui see nagu nii-öelda turuhind. No, et üks asi on tõesti see, et ma tean, kus need maasikad on pärit ja teine on see hind, et kui ma ka näiteks maksan Eesti vekslites, siis ma saan veel sellest hinnast ju -10%. Seda ka veel lisaks. Et jah, igati kasulik. Aga meil on šokolaadid otsas. Šokolaadi otsas. Me vist võime praegu lugeda selle lõpetatuks. Ja võime võib-olla proovida siis. Ma arvan küll. Et oleme siin piisav mõkerdanud selle šokolaadiga. Kõik on koos. Just nii. Me proovime siis. Ja soovitame küll proovida. See maasikas on nagu hästi magus, aga samal ajal see tume šokolaad ikkagi natuke nagu tasakaalustab teda, et ta ei ole nagu, et tavalise selle piimašokolaadi ei tasu nagu teha, muidu läheb vist liiga hullult. Just, et see on kasulik. Kindlasti kõik on lugenud, et tume šokolaad on väga kasulik ja maasikad on väga kasulikud. Kas me teeme ühe galeti proovimise ka? No, proovime. Usun, et see on kindlasti hea, see on huvitav, nagu ma ei ole proovinud sellist asja nagu šokolaadiga neid galette. Väga hea magustus. Ongi siuke mõnus maiuspala ja kui nad on ära nii-öelda juba tahenenud, siis ka miks mitte teda nagu tööle näiteks lõunasöögil ajal kaasa endal pakkida magustoiduks. Maasikatega on võib-olla keerulisem, eks ju, aga see jääb ju. Et ta muutub nagu selliseks, et ta nagu mõne vääri on ju. Jah, täpselt, et ta ju läheb kõvaks siin peal. Okei, aga me oleme nüüd šokolaadiga koos. Me nüüd asume sööma. Ja kõike head. Kõike head.